Et viimase plokina siis räägiks dokumendiregistritest ja nendest teabe avalikustamisest. Kõigepealt, kes siis peavad üldse dokumendiregistreid pidama? Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Millist teavet tuleb avalikustada? See on toodud avaliku teabe seaduse paragrahvis 12, et üldjoontes peaksid olema siis sisse tulnud välja läinud dokumendid, õigusaktid ja lepingud. Rohkem seadus ei ütle. Tegelikult on asutuses dokumente palju rohkem, keegi ei keela neid ka rohkem seal avalikustada ja registreerida, aga avalikus vaates peavad olema nähtavad eelkõige need 3 tüüpi dokumente. Mida dokumendiregistrisse ei pea kandma? No reeglina on sellised kutsed, raamatupidamisdokumendid, igasugune reklaam, täpsem kord, mida peaks siis üks asutus kandma sinna või kuidas asutuses on reguleeritud, võiks see olla ära reguleeritud ka asutuse asjaajamise korras, et kõigil oleks üheselt aru saada, mis sinna siis peab registreerima ja mis ei pea. Nüüd siis pealkirjad metaandmetes, hakkame üksipulki siis natukene lahti lahkama, mis seal dokumendiregistri avalikus vaates on näha ja millisel kujul ta siis seal näha peaks olema. Esimesena siin võtame siis pealkirjad metaandmetes. Et kui terve dokumendiregister on ainult dokumente, kõik on kirjad, mitte midagi rohkem pealkirjas ei ole, siis on üsna raske sealt midagi leida. Et kui ma otsin näiteks detailplaneeringu dokumente, aga kõik on kirjad, kuidas ma siis võiksin teada, milline siis see detailplaneeringu dokument on. Et pealkiri võiks ollagi ikkagi vähemalt nii informatiivne, et sealt aru saada, millise teabega või millise dokumendiga siis on tegemist. Et kui täpselt, ega seadus seda ju kuidagi ei reguleeri. Et aga üks asutus, kui ta tahab olla läbipaistav, mida informatiivsem see pealkiri on, seda parem. Aga siin on oht, et ei tohiks olla nii informatiivne, et eraisikute eraelu hakkaks läbi paistma sealt. Üheks näiteks olen siia pannud praegu, et pealkirjaks on selline Mari Maasikale eeskoste määramine. Iseenesest kõik väga hästi tehtud, piirang peal ja nii nagu olema peab. Sellest piirangust ei ole väga palju enam kasu, kui pealkiri avab tegelikult dokumendi sisu ära ja me eelkõige teame, mis sellega näiteks kohtu poolt dokument edastatud, Mari Maasikale eeskoste määramine, me enam-vähem teame, mis see dokumendi sisu seal on. Jah, me ei saa võib-olla üksikasjalikku informatsiooni, et millega seoses tal on see määratud, kui hästi ta endaga toime tuleb, aga igal juhul riive on juba ka sellisel juhul toimunud. Et kõige kurvem on see, et ma olen isegi leidnud avalikuna kättesaadavast dokumendiregistrist ühe kohtu psühhiaatrilise ekspertiisi akti koos kõigi andmetega, kus oli üksikasjalikult välja toodud, millega inimene üldse võimeline on hakkama saama ja millega ta toime ei tule. Et selline olukord on küll väga kurb, et sellisel puhul kindlasti ma algatan ka väärteomenetluse, et nende dokumentidega, mis ikka inimest väga palju riivavad ja tema ka lähedasi, tuleks ikka väga mõistlikult ja ettevaatlikult ringi käia. Et siin on kohe näiteid, selles blokis ongi võib-olla näiteid rohkem, et on ühest dokumendiregistrist toodud näide, nimed ma olen loomulikult ära muutnud, et ei ole päris nimedega need siin, rahaleht, toimetuleku toetuses Jüri Juurikale üür. Piirang peale, ega me siis enam-vähem teame, et milleks ta seda toimetuleku toetust taotles ja kuna ta on rahaleht, siis järelikult ta ka sai selle toetuse. Et siin juba nagu see annab selle sisu kätte, et ega siin väga palju enam kaalutlusruumi ei jää või arusaamist, et mis see dokument siis sisaldas. Et sellisel kujul ei tohiks see teave olla avalikult kättesaadav. Järgmisena oleme siin, see on ka juba natukene aega tagasi, nagu aastaarvudki siin näitavad, üks vana näide võetud, vastus kinnipeetava Jaan Juurika teabenõudele seoses määratud distsiplinaarkaristusega. Teadagi, mis see Jaan Juurikas siis seal vanglas tegi, selle vangla vastus kellegile, et kui nii täpselt see pealkiri panna koos isiku nimega, siis jälle ega siin väga palju seda ruumi ei ole, et me teame täpselt, mida see inimene tegi ja tema eraelu riive on siis ju avalikuks saanud. Siis tuleb arvestada sellega, et need dokumendid on avalikult veebis kõigile kättesaadavad, nad võivad seal hakata elama oma elu, saada kuskilt mujalt
andmeid juurde, sest Google sõber aitab ju meid väga palju selleks, et saada inimese kohta teada ka muud, kui sellest dokumendiregistris on. Õnneks me oleme õnneks asutused ei ole ja meie oleme ka keelanud, et need registrid ei tohi olla guugeldatavad, sest kui sellised asjad seal sees on, siis on ikka riive väga intensiivne. Et guugeldatavad ei tohiks asutuste dokumendiregistrid olla. Et avalik vaade, mida ta siis peab sisaldama? Peab sisaldama see loetelu, mida ta peaks siis sisaldama, need piirangualuseid, pealkirju, saatja andmeid, siis piiranguid, tähtaegu, vastamise tähtaegu ja ka seda, milline struktuuri üksus või isik talle vastab. Et tegelikult inimene peaks saama ka siis otsida, et kellele tema kiri on läinud vastamiseks ja mis ajal on nii-öelda oodata vastust sellele kirjale. Samas aga registri avalikus vaates ei tohiks olla füüsiliste isikute andmeid, mille kaudu isik oleks siis tuvastatav. Olgu nad siis saatjana, olgu nad siis pealkirjades või ka pealkirjast, kui on ilma isikuandmeteta arusaadav, kelle kiri see on, ka sellisel kujul ei peaks see olema kättesaadav. Üks mõte või põhimõte selleks on ka see, et inimesed julgeksid oma probleemide ja muredega asutuse poole pöörduda. Kui mu iga probleem saab avalikuks nii-öelda dokumendiregistris surfates, siis tihti võib see tekitada hirmu asutuse poole pöördumist just nõrgemate inimeste puhul, kes võib-olla vajavad seda sotsiaalset abi ja muud toimetulekut, et ka nendel ei oleks iga nii-öelda kiri kohe avalikult kõigile teada, mida ta on siis sinna pöördunud või kui palju ta on sinna pöördunud. Piirangud peaksid olema siis korrektselt ka peale märgitud ja dokumendiregistri otsingumootor peaks võimaldama otsida kõigi metaandmete alusel dokumente. Mida ma olen tabanud, ega nad tegelikult ikka ei võimalda küll. Et sa võid ju sealt otsida ühtepidi välja, otsid kõikidest dokumentidest, tead mingit konkreetset pealkirja dokumendil, no ei leia seda ülesse. Otsid kirjavahetusest, võib-olla tuleb välja, no ei tule sealt ka välja. Surfad niisama, leiad ülesse. Tegelikult see otsingumootor peaks ikka korrektselt töötama nii, et sellega on võimalik leida, sest sellest ei ole muidu kasu, kui sealt neid dokumente kätte ei saa. Dokumendiregistris, kuna seal on hästi palju, oleneb muidugi asutustest, hästi palju ka igasugust väga delikaatset teavet ja informatsiooni. Siin ka asutuse siseselt tuleks määrata ära, kellele millistele dokumentidele on juurdepääs, et see ei oleks niimoodi, et kõigil asutuste töötajatel oleks kõikidele dokumentidele piiramatu juurdepääs, et pärast siis kuskilt kuuleme, et keegi on kusagil midagi rääkinud või dokumendid on lekkinud ja me ei tea, kes seda võis lekitada. Et hea näitena võime tuua siia just kohalikud omavalitsused jälle, kus neil on hästi palju ju erinevat teavet, et asutused, kui ütleme, on ühe profiililised rohkem, aga kohalik omavalitsus tegeleb kõigega, et siin tekib küsimus, et kui omavalitsuses on nii sotsiaaltöötajad, ehituse spetsialistid, keskkonnaspetsialistid, kas ehituse ja keskkonnaspetsialist peaks ikka pääsema juurde lastekaitse eestkoste dokumentidele, kõikidele nendele, mille neil absoluutselt nii-öelda juurdepääsu vajadus puudub. Et siin tuleks seda nii-öelda võimalikult täpselt reguleerida ja vaadata, et seda riivet oluliselt vähendada. Siin olen jälle toonud ühe näite, siis, kus nüüd eelmises, kui oli pealkirjas nimi avalik, siis siin on nüüd siis adressaadi nimi avalik, et jälle piirang kenasti peale pandud ja küll pealkirjast nüüd väga aru ei saa, et pealkiri on nüüd küll pöördumine ja saab aru, et funktsioon on mingisugune regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine, ilmselt ei ole väga delikaatne see teave, aga ikkagi adressaadi nimi on avalik, mis ei peaks siiski sellisele kujul siin avalik olema. Tihti on küll ka siin, mis on eksimus. Ütleme, olen surfanud dokumendiregistris ja leian, et saajaks on minister. No minister iseenesest ei ole kuidagi ju nimenaga nii-öelda piiranguga teave, aga kui ma dokumendiregistris käin, hea küll ministri, ma tunnen ilmselt nime järgi ära, et ilmselt on ikkagi ministeeriumile see kiri saadetud, aga kõikide nii-öelda juriidiliste isikute esindajaid me ju nimepidi ei tea ja kunagi ma ei tea siis registrist, kas ta on tegelikult saadetud asutusele või asutuse kellegi töötajatele. Siin minu soovitus,
kui te saadate ikkagi asutusele, siis märkige ka see asutuse nimi, kellele te see saadate, mitte ainult selle töötaja nimi, sest vastasel juhul ei ole arusaadav, kas tegemist on füüsilisele isikule läinud kirjaga või mitte. Ja kui ta oleks nüüd asutuse esindajale läinud, siis tekib mul küsimus, miks see piirang siin peal on. Et sellisel juhul ei peaks seda piirangut siin peal ju olema. Järgmisena on siin ka üks dokument. Siin on nii siis mitu piirangu alust pandud ja on adressaadi nimi jälle avalik. Et see on ka nagu jälle selline kriminaalmenetluse teema, et kui siin kriminaalmenetluses on kirja saaja aadress või tähendab nimi juba avalik, eks ta siin annab natukene tõlgendamisvõimalust jälle, et kas ta siis nüüd on tunnistaja, on ta siis nüüd menetlusalune isik või millega seoses siis sellised dokumendid on avalikuks saanud. Võimalik ka muidugi jälle, et tegemist on mingisuguse asutusega, aga punkt 12 ikkagi reedaks, et siin oleks tegemist füüsilise isikuga, kuigi ega sellest dokumendiregistri avalikust vaatest ma ei saa ka välistada, et kui on tegemist asutusega ja küsitakse kellegi füüsilise isiku kohta, mille pärast see piirang on pandud, et sellisel juhul peakski olema siin nii-öelda asutuse aadress, mitte füüsilise isiku aadress. Mida tähendab siis dokumendiregistrites digitaalne otse juurdepääs, mida siis räägib see AFTS paragrahv 12 lõige 4'. See tähendab nüüd seda, et kui asutuse dokumendi halduses on digitaalsed dokumendid, tänapäeval meil enamik kirjavahetust käibki digitaalselt e-kirja teel edastatud, siis sellised dokumendid kõik, millel ei ole kehtestatud juurdepääsu piirangut, tuleks dokumendiregistri kaudu võimaldada juurdepääs. See tähendab seda, kui mina lähen dokumendiregistrisse, leian ühe kirja, tahan selle kirjaga tutvuda, ma peaks saama läbi dokumendiregistri selle kirjaga tutvuda, ehk failid peaksid olema avalikud. Tihti on meil hästi palju selliseid kirju dokumendiregistris, kus kõik muud asjad on kenasti ära täidetud, aga faile ei ole. Et ühesõnaga me tutvuda ei saa. Et tegelikult peaks kõik sellised kirjad olema avalikult kättesaadavad. Mida siis tähendab skänneerida või mitte skänneerida ja millised siis ei pea olema avalikud? Tegelikult seadus ei kohusta skänneerima paberkandjal dokumente, kuigi nüüd juba uuemal ajal on ka määruses öeldud, et tegelikult peaks skänneerima paberkandjal dokumendid. Et see oli jällegi, et kui mingil ajal hea näide oli mingisugused, kas olid need detailplaneeringu dokumendid või mingid oli, kus neid tuli firnade viisi sisse ja asutus ostis endale teise skänneri, et neid skännida ja dokumendiregistrisse panna, et see ei olnud kindlasti selle asja mõte, et kui paberkandjal olevad dokumendid, siis kohustust ei olnud, aga tänapäeval, kui tulevad üksikud dokumendid, siis oleks mõistlik need kõik skänneerida ja tegelikult võimaldada ka neile juurdepääs, kui ei ole siis nii-öelda piirangut kehtestada. Kui kaua siis dokumente tuleks säilitada dokumendiregistris? Ega seadus siin ei ütle seda tähtaega, et reeglina on ikkagi see, et dokumente tuleks senikaua ka seal säilitada, kui on dokumentide säilitustähtaeg. Sest senikaua, kui dokument on asutuses olemas ja ta on registreeritud dokumendiregistris, peaks olema sealt selle kaudu ka dokumendile juurdepääs. Et siin ma olen siis toonud nüüd ka jälle ühe näitena ühe dokumendi, kus on siis nüüd teabenõue advokaadibüroolt e-kiri sisse tulnud, piirangut ei ole, faili ka ei ole. Et sellisel kujul see on üsna levinud asi, kus jäetakse failid panemata, ma ei oska seda öelda, kas see on siis nii-öelda suure töökoormuse, mugavuse või mis põhjusel see on, aga sellist asja näeb üsna palju ikka. Muidugi ma ei saa tegelikult öelda, et see nüüd kõikide asutuste puhul on nii, aga päris palju asutusi ikkagi on selliseid, kelle dokumendiregistrist võiab leida siis selliseid dokumente. Kuidas siis nüüd käituda personalidokumentidega, mis on siis ka nüüd üsna palju tekitanud nii-öelda erinevaid arusaamu, sest tegelikult seadus ju kohustab õigusaktid dokumendiregistris avalikustama. Igasugused käskirjad, ka personalikäskirjad on oma olemuselt õigusaktid, millele siis tuleks dokumendiregistri kaudu juurdepääs võimaldada. Samuti on palgakäskirjad, millega või siis preemia maksmise käskirjad, millega me üsna kaua käisime ka kohut ja Riigikohus siis otsustas, et ka töölepinguliste töötajate palgaandmed, kui nad saavad raha eelarvelistest vahenditest, on avalik teave, millele siis tuleb teabenõude korras võimaldada juurdepääs.
mis on siin vahe? Vahe on siin see, et kui ametnike palgaandmed peavad olema avalikult Rahandusministeeriumi veebilehel kättesaadavad, siis töölepinguliste töötajate palgaandmed seal avalikud ei ole. Küll aga saab näiteks küsida preemiate maksmise käskirju teabenõude korras. Tõsi, see kohtulahend puudutas nüüd ainult kohalikke omavalitsusi, aga peale seda muudeti ka avaliku teabe seadust, kus siis samamoodi kõik, mis on eelarves saadud, ka töölepinguliste töötajate nii-öelda preemiad, tuleb teabenõude korras võimaldada juurdepääs neile. Avalikus sektoris on nüüd mindud seda teed, et riigi tugiteenuste keskuses registreeritakse ja vormistatakse siis avaliku sektori töötajate nii puhkuse, lähetuse käskirjad ja neid asutuste dokumendiregistrites enam ei vormistata. Sellisel juhul olen soovitanud ja enamaks asutus ka väga kenasti seda ka kasutab, pannakse dokumendiregistri juurde viide, kust need on leitavad. Seadus sellist võimalust lubab, et kui teave on avalikustatud kuskil mujal, kui seadus seda kohustab, panna viide konkreetsele kohale, kus vastav teave on leitav. Et seda on, ma tean, vist hakanud kasutama ka Tallinna linnavalitsus, et neil on eraldi register nende käskirjade jaoks ja kui ma nüüd ei eksi, siis on vist ka Tartu selline. Panin siia võib-olla natukene üllatava lause, et kas oma dokumendiregistrile võib teistele asutustele anda juurdepääsu. Tundub üpris kummaline lause. Aga see on läbi käinud meil sellega, kus kunagi õppeasutus soovis juurdepääsu asutuste dokumendiregistrile, ma ei hakka nimetama, millised õppeasutused ja kellele soovisid, selleks, et sorteerida sealt dokumente ja saada õpilastele häid näiteid. See ei ole okei. Teine asi oli see, kus ka riigi tugiteenuste keskus soovis otse juurdepääsu asutuste dokumendiregistrile, et saada vastavaid dokumente, mis on vaja neil kas siis raamatupidamises või muude nende igasuguste dokumentide vormistamisel, mida siis nemad teenust pakuvad asutustele. Iseenesest ei ole see keelatud, tehke eraldi sari ja võimaldage juurdepääsu, aga koolile mingisuguse õppematerjali koostamiseks tervet registrit läbi surfata ja otsida sealt vajalikke dokumente kindlasti ei tohi anda. Sest sellisel juhul, kes vastutab mingi eest, kui midagi seal avalikuks läheb või kuskilt lekkima läheb, me keegi ei tea, kes millel juurdepääsu sai või kes midagi avalikustas. Kuigi jah, jäävad ju küll logid maha, aga selle pealt ei saa ka nüüd ainult otsustada, et ikka igal asutusel peaks olema oma juurdepääs dokumentidele. Siin on nüüd jälle üks selline dokument, kus on siis adressaadid avalikud, on lennundusettevõtte mingisugune lennusertifikaatide andmine, ei saa mina siit aru, muidugi sertifikaat antakse kindlasti lendurile ja ilmselt on see nende nimi, aga kas see on ka asutusega seotud, ei ole. Piirang on pandud siin hoopis punkt 10, mis ka natukene tekitab must küll sellist umbusku ja kahtlust, et kas tõesti ta sisaldab sellist teavet. Aga jah, kuna ja nagu ma ütlen, et dokumendiregistri kaudu ma ei saa välisvaate kaudu kellelegi näpuga näidata, et see piirang on tingimata vale, sest ma ei näe siin dokumendi sisu, et ei saa kunagi välistada, et mingi teave ongi selles dokumendis sees, kuigi esmapilguna tundub see piirangu alus võib olla väga imelik. Et selleks, et mingisugust piirangule lõpptulemust või anda hinnangut, peaks ikkagi dokumendi sisuga olema võimalik tutvuda. Aga ma näitena siiski olen ta siia välja toonud, et kuna füüsiliste isikute nimed on siin nii-öelda jälle avalikult kättesaadavad. Siin on jälle üks dokument, kus on siis need kruusakarjääri korrastusprojekti edastamine kooskõlastamiseks. Siin on küll kenasti pandud juriidiline isik, aga faili ei ole juures. Aga sarnastel dokumentidel, just on see eraldi hamfarad kasutavad probleem, on tihti kirjavahetus, mis tegelikult on juriidilise isikuga, annab avalikus vaates, et tegemist on eraisikule saadetud kirjadega. Ma ei tea, milles see probleem on, kas see on nüüd registri probleem, on see asutuste probleem, aga seda tuleks asutustel väga vaadata, sest kui te näitate siin vale adressaati, siis tegelikult
jääb arusaamatuks, kellele kirjavahetus on peetud, kas siin on piirangusätted õiged või miks mingile dokumendile juurdepääsu ei võimaldata. Aga see ei ole mitte ainult üksikjuhtum, see on päris palju ja mulle arusaadavalt või ka nii-öelda kaugemalt kuuldud, ma ei saa seda kinnitada, et see pidi olema registri viga. Et siin tuleks kindlasti nii-öelda väga vaadata seda, mis andmed teile väljapoolt vaatest jäävad. Üldse dokumendiregistrite puhul tahaks kõikidele, kes tegelevad nendega ja kes kontrollivad asutuses, kes peavad hea seisma selleks, et need andmed on õiged. Ärge vaadake oma registreid sisevaadetes, seal võib kõik väga kena olla. Minge vaadake välisvaatest, kuidas väljapoole kumab. Registri kontrollimise käigus olen mitte tihti, vaid on tulnud ette juhtumeid, kus ma leian, et oot, viimase aasta dokumente pole üldse näha. Et kuidas te seda registrit peate? Pöördun asutuse poole, nemad ütlevad neil kõik korras. Ja tuleb välja, et mingi tehniline viga, mingi linnuke on kuskilt eest ära kadunud, sees ongi kõik korras, aga lihtsalt ei kuvata seda asja välja. Või ka seda, et omastarus sees panin mingi linnukese selle ära, nii nagu peab olema, ei salvestanud ära ja välja on läinud ka AK dokument avalikus vaates. Et sellepärast tasub vaadata just seda, mida avalikust vaatest teised näevad, mitte seda, mida teie sisevaatest näevad. See on teie esimene kontroll, kus kontrollida seda, et ei avalikustaks seda, mida ei tohiks avalikustada. Ikka ja jälle ma leian aeg-ajalt, et kui ma sinna registrisse lähen, siis mul on alati hirm, et äkki ma leian jälle mõne AK dokumendi. Ikka juhtub neid olukordi, kus on. Kui õnneks on seal ainult avalikud kellegi isikuandmed, ütleme e-posti aadress, muud teavet ei ole, piirdun hoiatusega, aga tõesti, kui on seal avalik selline, nagu ma ütlesin, kellegi kohtupsühhiaatriline ekspertiis, siis on ikka väga või kellegi laste kohta mingisugused andmed. On ikka väga kurb küll, kui riigiasutus või omavalitsusasutus sellised teavet ei suuda hoida nii-öelda delikaatsena ja laseb kõigile avalikuks. Sest mis avalikuks läinud, seda enam tagasi ei saa. Ka suuremad eksimused olen siin siis välja toonud. Valed alused, pikad tähtajad. Kui reeglina saame 5 aastaks kehtestada korraga piirangu, on kordi, kus tahetakse kohe 10 aastat ära panna, et ei peaks siis vahepeal nii-öelda piirangut pikendama. On huvitavaid tähtaegu, mis on 25 aastat. Ma ei tea, kust need tulevad, mina seadusest ei tea selliseid tähtaegu. Et selliseid huvitavaid imelikke tähtaegu on seal, et ikkagi jälgige seda, mis seadus lubab ja mis seadus ütleb. Ei saa olla nii, et igaüks paneb selle piirangu tähtajaks selleks, mis arvab, et paras oleks. Et piirangud igaks juhuks. See on see sama olukord, kus ma siis nüüd kontrollin ristvaates 2 erinevat asutust, kus ühes on piiranguga ja teises jumala avalik dokument, kus ei ole ka piirangu alust ja tõepoolest dokument ei sisaldagi piiranguga teavet. Et ma ei oska siis nagu öelda, et mille alusel siis see teine asutus on otsustanud selle piirangu sinna panna või mida ta seal piirab, et tegelikult sellist teavet ju dokumentis ei ole või see kunagi eelnev näide, et igaks juhuks paneme kõigile peale. Et see ei ole kindlasti mõistlik olukord. Hästi palju rikkumisi on sellega, et e-kirjadele lihtsalt ei panda faile juurde, ei saa juurdepääsu nendele dokumentidele, mis peaks olema. Tahaks öelda siin, mida rohkem on teil endal avalik, seda vähem teile teabenõudeid tuleb. Sellega te tegelikult vähendate ka oma töökoormust. Ka nende, kes ongi sellised, kuidas ma siis seda peaksin ütlema, kuldsed kliendid, kes armastavadki esitada hästi palju teabenõudeid. Mida rohkem seda teavet on avalikku, seda vähem nad neid teabenõudeid esitavad. Muidugi, kes esitada tahab, küll ta leiab selle, mida esitada, aga siiski vähendaks see oluliselt sellist mõistlike teabenõuete arvu. Otsingumootorid ei tööta, seda olen ma nii-öelda nende seirete käigus korduvalt tabanud, et otsin mingit dokumenti, ei leia, otsin teistpidi, saan selle dokumendi siis kätte, kas siis juhuslikul teel või siis mingisuguste teiste andmete järgi, et tegelikult ta peaks töötama kõigi metaandmete järgi. Et ükskõik, mis asja ma sealt sisse löön, ma peaks selle kätte saama. Ja olen siin nagu punaselt ka välja toonud siis need samad asjad, mis nagu võib-olla kõige raskemini või kõige rohkem inimest riivavad, on see, kui nendes metaandmetes avalikustatakse siis füüsilisest kirjasaatja andmeid koos siis täpse pealkirjaga ja dokument ise on eraelu riivav dokument.
et just eriti on torganud see silma sotsiaalvaldkonnas, kui asutusel kõik muud dokumendid on hästi, ei ole isikuandmeid sees, kui sa lähed valdkonna dokumentidesse, no siis sealt ikka mõne leiad. Et ma ei tea, miks see nii oluline on, et on tihti öeldud, et raske on leida dokumente ülesse. Pange oma sisevaatesse, kui palju neid andmeid tahes, aga vaadake, et need andmed ei oleks välisvaatest, sest dokumente, kui te otsite, ise otsite ju sisevaatest, mitte välisvaatest. Et siin on oluline vahet teha just see, et millised on välisvaates ja millised on sisevaates. Ka pealkirjades on võimalik panna enamikes dokumendiregistrites, kui teil on vaja endale panna pealkirja isiku nime sisse, on võimalik panna, mis läheb välisvaatesse, mis ei lähe. Jah, see on natuke tülikam, aga olulisem on siin ikkagi isikute eraelu puutumatus, mida te olete kohustatud kaitsma. Ja muidugi AK dokumendid, mis ei tohi dokumendiregistris avalikud olla, ei peaks ka seal avalikud olema. Et nende koha pealt olen ma alati kuri, kui ma neid sealt leian. Ja lõpetuseks teile ka meeles pea siis natukene. Kontrolli oma dokumendiregistri avalikku vaadet, et olla kindel, et sul on kõik seal hästi. Kui sa selle kaudu ise oled vaadanud, ka viimasel ajal vaadates rikkumisteateid on tulnud meile, et kontrollisin avaliku registri vaadet ja leidsin, et üks dokument oli seal avalik, mis oleks pidanud olnud piiranguga, mis näitab, et on hakatud siiski ka kontrollima dokumendiregistri avalikku vaadet, et tuvastada ise juba eelnevalt, enne kui inspektsioon või keegi kolmas sinna jaole saab, et ei läheks dokumendid avalikuks. Eraisikud umbisikusta nii saatja saajana kui pealkirjades. Umbisikustame ära kõik saatja saajana ja siis pealkirja kirjutame sisse. Kuna seadus ütleb, et ei tohi saatja saaja andmed olla avalikud, eks ole, reeglina. Aga pealkirjades täpselt samamoodi, sest tegelik säte on ju see, et ei tohi olla teave, mille kaudu oleks isik tuvastatav. Kui sa pealkirja paned selle nime sisse, siis on ju isik ikkagi tuvastatav. Piiranguta dokumentidele tuleb võimaldada siis dokumendiregistri kaudu juurdepääs. Kõik e-kirjad, millel ei ole piirangut, pole alust panna, tuleb võimaldada juurdepääs läbi dokumendiregistri. Kui säilitustähtaeg läbi, siis hävita see dokument ära. Sellega lõpeb nii juurdepääsu piirang ära, et sa ei pea selle pärast neid säilitama igavesest ajast igavesti, mis see piirang sinna pandud on 75 aastat, vaid võid julgelt ära hävitada, kui säilitustähtaeg on läbi. Näita ära kõik piirangu alused, mis sellele dokumendile on kehtestatud. Sellepärast, et tänasel päeval me võime teada, et ahah, see oli küll menetlusdokument, aga seal on seda ja seda veel piiranguga andmeid, aga kui seda dokumenti küsitakse teilt 3 aasta pärast ja inimene, kes selle dokumendi on koostanud, on ammu lahkunud asutusest, ei pruugi väljastaja või teabenõude täitja enam teada ega aru saada, mis seal kõik piiranguga oli, seda enam kui mingisugused kaalutlusotsusega piirangud on või see, mida on raskesti tuvastatav. Piirangu alused vaid seadusest. Meil on klassifikaator selline hea, kus on piirangu alused kõik, nüüd ma valetan, kui ma ütlen kõik, ma ei saa seda kinnitada, olemas, mille järgi peaks siis nii-öelda võtma dokumendiregistris piiranguid. Miks ma ei saa kinnitada? Sellepärast, et seal klassifikaator sisaldab neid piirangusätteid, mida te ise olete öelnud ja mida Andmekaitse Inspektsioon on öelnud, et jah, seda saab kasutada dokumendil piirangu alusena. Kui seadus muutub ja keegi seda ei teavita meid, siis võib juhtuda, et seda piirangusätet seal ei ole või kui mõni säte on tunnistatud kehtetuks ja keegi ka seda meile teavitanud ei ole, siis ei pruugi me seda teada. Probleem selles, et oma väikese, nii väike kui meie asutus on, ei jõuame pidevalt kõiki seadusi silma peal hoida ega läbi käia, kui miski säte muutub seal. Kui mõni piirangu alus muutub või mingi lisatakse või kehtetuks tunnistatakse. Reageerime siis, kui kas saame teada sellest ise, kui me oleme ise avastanud või keegi meile seda ütleb. Selline on ka kokkulepe olnud, on küll räägitud ka seda, et ministeeriumid võiksid meid teavitada, kui nad muudavad midagi. Kahjuks ei ole see pool tööle läinud. Et keegi ei pruugi teavitada, kui muudavad küll, aga asutused, kui nad leiavad,
vot meil on seda sättet vaja, aga seda seal ei ole, on teavitanud meid ja kui me tõesti leiame, et see on alus, siis me laseme selle sinna juurde lisada. On ka muidugi selliseid olukordi, kus tegelikult ei ole, see ongi võib-olla ametnike nii-öelda saladuse hoidmise kohustus või tahetakse seda panna sinna, sellisel juhul me seda sinna lisada ei ole lubanud. Et hea näide siin ka tuua see, et kui ühes sättes oli kirjutatud, et selles registris on need andmed avalikud, siis taheti, et ülejäänud on nüüd kõik kindlasti piiranguga. Piiranguga ei ole mitte kõik andmed, vaid need ei pidanud avalikult, nii-öelda aktiivselt avalikud olema, neid oleks võinud saada teabenõudega küsimisega. Et sellepärast me vaatame neid sätteid ka seal üle ja paneme siis, kui neid on vajalik sinna lisada. Dokumendi loonud või saanud asutus on siis piirangu peremees, et kes selle piirangu sinna on kehtestanud, see on selle piirangu peremees, tema saab selle kehtetuks tunnistada, teised ei saa seda omaalgatuslikult kehtetuks tunnistada. Selgus peaks siis olema ka eraelu riive ja ärisalatuse määramisel, et see tuleks oma asutuses selgeks teha ja ka endale igaühel selgeks teha, et millisel juhul ja millest siis lähtuda ja otsustada ja millised on kaalutlused selle puhul, mida me siis peame selle üheks või teiseks piiranguga sätteks. Ja need oleks nagu põhimõtteliselt need põhjalikumad nii-öelda, mida tuleks siis meeles pidada nendele dokumendiregistrite pidamisel ja dokumentidele juurdepääsu võimaldamisel. Rääkida võiks muidugi veel palju sellest asjast ja pikalt, aga kuna ma ka ei tea oma nii-öelda publikut, kes mind kuulab, kui palju nad on teadlikud, siis ma püüdsin nagu põhilisematest probleemidest ülevaate anda, mille osas on meile kõige rohkem nii-öelda küsimusi tulnud, et kõigepealt lahendada neid, kui on täiendavaid küsimusi, olen alati nõus vastama nendele ja võib-olla ka edaspidi midagi põhjalikumalt siis põhjendama, kui tekib vajadus. Aga praeguseks ma tänan ja kui on ettepanekuid, on need oodatud. Aitäh!